Ja tere, mina olen Helena ja mina olen psühholoog. Väga armastan oma tööd ja töötan praktiliselt igapäevaselt inimestega. Aga lisaks sellele ma ka koolitan. Mul on 2 suunda, mis mind kõnetavad. Üks on hea vaimne tervis ja heaolu. Ja siin ma koolitan tõesti selliseid positiivse psühholoogia asju ja mindfulnessi, enesesõbralikkust. Ja teine on siis oskused hästi suhelda ja nõustada, kus minu lemmikuks on just motiveeriv intervjueerimine. Et kuidas ma MI-d rakendan oma elus? Ühelt poolt teraapiates, nõustamistel ma kasutan seda põhimõtteliselt läbiva meetodina, et ükskõik millega inimene pöördub, et siis need oskused kuulata, küsida, peegeldada, kokkuvõtteid teha, need suhtlemisoskused on sellised, et kui need on üks hetk käpas, siis kasutad tegelikult läbivalt neid. Ja teine on siis see, et kui tõesti nõustamisel tulevad sellised muutumise teemad ja ambivalentsus kõne alla, et siis ma saan selle MI tööriistakasti terviklikult võtta kasutusele ja sellega toetada siis inimest tema muutumises. Ja teisalt jälle koolitades ka, et ma koolitan nii MI oskuseid, aga ma koolitan ka kõiksugu teisi vaimse tervise alaseid koolitusi ja ma kasutan neid MI võtteid läbivalt ja mul on hästi tähtis kehastada seda, mida ma õpetan. Ja ma olen märganud, et ka koolitajad, kes on olnud aastaid või aastakümneid koolitajad, kui ma olen neid koolitanud, nad on olnud kuidagi vaimustatud sellest viisist, et kuidas ma seda teen. Ja ma läbivalt kasutan MI vaimsust ja ma kasutan seda MI-le omast info jagamise meetodit. Uuri, mida inimene teab, paku talle mõõdukas koguses infot ja uuri, mida ta sellega peale hakkab. Ja inimesed on olnud tavaliselt täiesti vaimustatud, et nii lihtne on õppida ja nii mõnus on see infot niimoodi tüki haaval ammutada ja kohe integreerida oma ellu. Nii kasutan seda tõesti mitmekesiselt oma tööelus. Ja ma õppisin Tallinna Ülikoolis psühholoogiat magistris ja mind väga paelus see, aga ma olin natuke hädas, et õpe oli minu jaoks natuke liiga teoreetiline. Ja siis, kui ma sattusin MI koolitusele, võiks öelda isegi natuke juhuslikult, oli Inga Karton seda aastal 2011 tegemas siin Eestis ja ma läksin sinna ja 2 suurt asja juhtus minuga. Üks oli see, et ma veel ei olnud praktiseeriv psühholoog ja ma arvasin, et kui ma hakkan psühholoogina tööle, siis mul peavad olema vastused kõikidele küsimustele, ma pean kõike teadma. Ja see oli ulme raske, seljakott, mida ma kandsin endaga. Ja MI koolitusel ma sain teada, et et mitte mina ei pea olema see ekspert, vaid mul on vaja usaldada oma kliendi ekspertsust oma elualal ja tean, et ressurss on tema sees olemas ja minu ülesanne on see ressurss sealt kullakaevaja välja kaevandada. Ja see võttis selle väga raske seljakoti mul seljast ära, et kõik see vastutus on minul, vaid et ma jagan vastutust. Mina olen ekspert omal alal ja klient on oma elu ekspert ja me tuleme võrdsetena kokku. Ja see oli mulle väga-väga tähtis teadmine. Ja teine väga suur asi MI koolitusel oli see, et me saime päriselt midagi teha. Et see, mida ma olin kõike lugenud ja õppinud ja kuulnud, nüüd me võtsime siis harjutada ja ma sain praktilise kogemuse naha vahele, kuidas nõustada, mida mitte teha ja kuidas on siis märgata samaksjäämisjuttu ja muutuse juttu, mis on minu meelest nii oluline info igale nõustajale, igale muutust toetavale inimesele, et kui sa seda fundamentaalset asja ei tea, et inimene võib rääkida ühes lauses nii muutuse kasudest kui ka muutuse kahjudest ja et kumma poole sina võtad ja mida sina oma ütlemistega toetad, et siis sa suhteliselt pimesi toimetad, et see on hästi oluline teadmine ja selle ma võtsin kohe sealt algusest kaasa. Motiveeriv intervjueerimine on suhtlemismeetod, mis aitab inimestel muutuda ja teha olulised asjad oma elus teoks. Ja selle kese on just see, et ma eristan selgelt ära muutumise jutu, samaks jäämise jutu ja aitan inimesel liikuda samaks jäämise juures selle muutuse suunas, kuni ta selle muutuse teoks teeb.
et selline vahva tööriist. Ja kuna ma sellest M-ist niimoodi vaimustusin, siis ma läksin kohe seda rada pidi edasi, et ma tõesti õppisin ka selle koolitajaks ja ma olen üle 10 aasta nüüd ka M-id koolitanud erinevatele sihtgruppidele. Ja kuna ma õppisin seda üpriski oma nõustamistöö alguses, siis ma ei teagi ennast ilma selleta. Ehk et nõustajana ma olen seda algusest peale kasutanud, aga oma igapäevases elus ma võin küll öelda seda, et ma ei võta enam nii palju vastutust tänu M-ile iseendale, vaid et ma kuulan huviga ja just see teadmine, et see ressurss on kliendil olemas ja teisel inimesel, keda ma kuulan ja et ma saan teda võimestada, ma saan seda esile kutsuda, mis on temas juba olemas, vajadusel saan midagi juurde anda, kui ta mulle loa selleks annab. Et see kuidagi suhtlemine on läinud niivõrd palju ladusamaks, et seda pinget endas on märksa vähem, et mina pean midagi teisele andma. Ei pea, aga võin. See, et nüüd eesti keeles on M-i piibel ilmunud, see on ikkagi fantastiline, väga soovitan lugeda. Väga hea raamat. Aga tõesti, et võib-olla raamatust ei piisa, et üks on kognitiivne teadmine, aga teine on see, et ma kehastan seda, ma päriselt teen seda, mis seal raamatus kirjas on ja seda saab ainult läbi praktika. Mistõttu ma väga soovitan, et kui midagi sealt raamatutust kõnetab, et siis võtta ja kasutada ja tüki haaval õppida neid asju selgeks. Ja muidugi veel parem, kui on aega ja ressurssi võtta ja koolitada ennast M-i vallas, et siin Eestis on mitmeid erinevaid häid motiveeriva intervjueerimise treenereid, kes pakuvad neid koolitusi. Siis on olemas selline organisatsioon nagu EMITA, Eesti motiveeriva intervjueerimise treeningu assotsiatsioon, kes siis pakub ka sageli just avatud kursuseid, sest need, kes eraviisiliselt koolitavad, teevad rohkem asutustele sisekursuseid. Et võtta ja õppida tõesti juhendaja käe all mitme päeva vältel neid oskuseid. Ja seal EMITA kodulehel on olemas ka üks väga hea ressurss, seal on e-kursus M-i vallas ja see on selline, kus on audioharjutusi, videomaterjale. Hästi põnev on seda läbida omas tempos, see on tasuta, et seda võib ka igaüks siis veel juurde uurida ja vaadata. Minu koolituskogemus M-i vallas on olnud üpriski lai, alustades tõesti psühholoogidest, treeneritest, toitumisnõustajatest, karjäärinõustajatest kuni siis vanglaametnike ja õpetajateni välja. Ja ma reeglina koolitan siis rohkem selliseid sisekoolitusi, et asutuste siseselt. Ja minu meelest iga inimene võib õppida M-id, aga kellele ma seda soovitaksin rohkem on ikkagi inimesed, kes päriselt tegelevad teiste inimestega, nendega suhtlemisega, nõustamisega, ka motivatsiooniteemadega, et mõistlik on õppida seda oskust siis, kui sa saad seda ka kohe rakendada. Et siis kõik see, mida sa õpid, saab kohe integreeritud oma tööellu ja tavaellu ja sellest on lihtsalt märksa rohkem kasu. Nii nagu iga hea asja rakendamisel ellu tuleb olla natuke püsivam ja järjepidevam ja seda silmas pidada, et see on oluline asi, mida treenida, nii et see muutuks harjumuseks. Nii ka M-i puhul, et kui on midagi, mida sa sealt leiad, see sinu kuldne iva, et võta see kaasa ja hoia seda silmade all, et võta seda mitmeid päevi ja võib-olla nädalaid tõesti harjutada ja erinevates suhtlustes, sest M-i on suhtlemise viis ja seda saab kasutada kodus lastega, oma elukaaslasega, sõpradega, kolleegidega, et see ei pea olema ainult nõustamistöös või klienditöös, et igal pool on võimalik seda oskust lihvida ja siis tasub märgata, et kui sa seda teed, et ennast tunnustada ka, et vau, et proovisin ja sain oma kogemuse ja võib-olla isegi õnnestus või kui ei õnnestunud, et siis ikka olla enda vastu toetav, et vähemasti proovisin ja niimoodi seda vaikselt tasapisi rakendada, et kõike korraga muidugi töösse panna on keeruline, aga niimoodi samm-sammu haaval ja seetõttu mulle ka väga meeldib, kui on võimalik õppida
õppida MI-d sellisel moel, et on mitu erinevat koolituspäeva või on siis veebikohtumised sellised, et on mingi aja peale nagu jaotunud, et siis on vahepeal harjutamise aega ja siis saab jälle tulla nagu uurima, õppima ja jälle harjutad seal vahepeal, et niimoodi ta nagu rakendub ellu kõige orgaanilisemalt. No minu jaoks koolitajana on kõige tähtsam see, et ma kehastan seda, mida ma õpetan. Ehk et kui mina õpetan MI-d, et siis ma olengi väga aktiivne kuulaja, peegeldaja, mudeldan häid küsimusi, kokkuvõtteid, tunnustusi ja ma teen seda kogu grupiga. Ma mudeldan ka viisi, kuidas infot edastatakse sellisel moel, et kogu aeg on grupp minuga kaasas ja motiveeritud. Ja ma mudeldan ka MI suhtumisviise, mis on ka selline aksepteeriv ja hoiak ja selline, et ma suhtun võrdselt, mina ja koolitusgrupis kõik inimesed oleme võrdselt eksperdid koos, partnerid siin koos. Et see on minu jaoks nagu kõige-kõige tähtsam koolitajana, et ma olen see nagu elav kehastus sellest. Ja siis on muidugi see, et see, kuidas see info kohale loksutada, et uus info, et see on võtnud nagu aastaid tegelikult praktikat, et ma olen nagu timminud välja, et need koolitused oleksid võimalikult põnevad, väga sisukad, väga sellised, et nad tõesti annavad osalejatele palju kaasa. Et ma arvan, aastad kogemust on nagu oma hea töö siin teinud. Ja erinevad spetsialistid väljendavad seda nii, et nad justkui taidlevad vähem. Selles mõttes, et need, kes ei valda MI-d, nad üldjoontes on ise hästi aktiivsed nõustamisel. Aga nüüd, kus sa seda valdad, sa paned kliendi aktiivselt tööle. Et sa väliselt justkui teed vähem, aga sisemiselt tegelikult teed rohkem. Ehk et sa teadlikult kogu aeg märkad, et kus ma olen, mida ma teen, mida ma ütlen, mida ma jätan ütlemata, et see teadlikkus siin kasvab ja sa valid palju targemalt väljendada ennast ja selle nimel, et klient saaks edasi liikuda. Nii et teadlikkus tõuseb, on ju, siis tegelikult sa ei põleta ennast läbi. Ja mis on veel inimesed öelnud, et see kuidagi see tagasiside sellest tööst ja see töörõõm, et sa näed inimesi muutumas ja edasi liikumas ja et see vestlus on nii orgaaniline ja samas nii ladus ja mõnus ja edasiviiv, et see annab endale nii palju juurde. Sest hästi keeruline on nõustada, kui sa näed, et klient on kinni ja kuhugile ei liigu ja sinust pole justkui abi. Nii et see positiivne tagasiside on see, mis ka alati hästi innustab. Ja võib-olla ka see pool tõesti, et see vastutuse jagamine, et väga paljud inimesed arvavad, et kui kellelgi on mingi mure, et ma pean talle midagi andma. Ja just see, et see toimub selline paradigma nihe, et ma ei pea midagi andma, et ma usaldan, et selles kliendis on see ressurss olemas ja ma aitan tal see üles leida ja vahepeal ma annan talle midagi juurde, mis tal on puudu. Aga see aktiivne töö tegija on klient, et see on nagu hästi oluline avastus väga-väga paljude jaoks. Ja kindlasti eriti ilmselt nagu sõpradega ja kõiksuguste inimestega, kellega ma kokku puutun, et just sellist uudishimulikkust ja avatust ja sellist nagu partnerlust on siin palju. Kodus aeg-ajalt ma ikka leian ennast automatismides, kus ma tahan öelda oma lastele, mida nad tegema peavad ja siis põrkun vastu seina, nad ei tee seda. Siis ma tulen jälle tagasi, okei, mul on vaja neid intervjueerimise tehnikaid kasutada ja küsida avatud küsimusi ja suunata neid, et nad ise saaksid aru, mis nendel oleks vaja teha, jagada autonoomiat ja nii edasi. Ma olen kindlasti muutunud paremaks tunnustajaks ja nüüd ma olen ikkagi selles mõttes, et kui ma midagi näen, mis on tunnustusväärt, ma ütlen selle välja ja ma arvan, et maailm on selle võrra parem koht ka. Et me võiksime tegelikult palju rohkem tunnustada ja jõustada teineteist. Ja mida ma kõige väärtuslikumaks pean üldse, on see, et need MI vaimsuse komponendid, milleks on siis partnerlus, et mina olen oma elu ekspert ja inimene, kellega ma suhtlen, on oma elu ekspert, me tuleme kokku, eks ole ju. Aksepteerimine, selline tingimusteta teise inimese võtmine sellisena, nagu ta on.
Siis on osavõtlikkus, et ma panen ennast justkui tema kingadesse ja ma olen tema jaoks olemas. Ja võimestamine, just seesama see tunnustamine ja teise tõstmine. Et need on sellised kvaliteedid, mis on küll minus arenenud nende aastate jooksul, mil ma olen M-id ise õppinud ja õpetanud ja kasutanud. Et ma selles mõttes tunnen, et ma olen inimesena nagu palju parem inimene. Et ma nagu tõesti ma tunnen, et ma kehastan neid omadusi üksjagu ja mul on selle üle võib-olla kõige suurem rõõm. Nad on kõik olulised, aga võib-olla just psühholoogi terapeudina ma näen see aksepteerimine. Et on ka ütlus, Carl Jung on öelnud sedasi, et inimene on vaba muutuma alles siis, kui ta on aksepteeritud täielikult sellisena, nagu ta on. Ja tal on õigus, et kõik me vajame tohutult aksepteerimist seal, kus me oleme ja meil on sageli nende asjade pärast, kus me oleme takerdunud ja kinni ja kus meil on probleemid ka häbi ja süütunne ja meil on paha selle pärast ja me oleme kriitilised. Aga kui on keegi, kes suudab olla aksepteeriv, see võtab sellise pinge maha ja siis ma olen nagu valmis üldse vaatama seda asja nagu päris selgelt ja värskete silmadega taipama midagi ja tegema muudatusi. Nii et ma arvan, võib-olla see on nendest 4 minu jaoks see kõige olulisem, kuigi kõik on tähtsad. Ja on küll. Tavaliselt, eks ole, kui keegi ei muutu, sa näed, et ta on alkoholiküüsis või mingi, võiks trenni teha, aga ei tee ja kõik need erinevad asjad, mis meile inimeste puhul närvidele käivad, siis tekivad sellised mõtted, et ta on laisk ja ta ongi selline ja tema ei saagi hakkama. Aga see asi ei ole üldse mitte nii, et põhipõhjus, miks inimesed ei muutu, on see, et nad on ambivalentsed. Nad on kahe vahel. Nendel on väga palju häid põhjuseid, miks muutuda ja väga kaalukad põhjused, miks mitte muutuda. Ja nad on kaalumas ja mõnikord aastaid ja see ei olegi nii lihtne. Ja kui aidata inimest selles kaalumises nii, et jääks kõlama see, miks seda muutust teha, kuidas ta võiks seda teha, mis see talle kaasa võiks tuua, siis ta on nagu vabam liikuma selle muutuse suunas. Niisiis ma olen muutunud kaastundlikumaks, mõistvamaks ja just seda muutuse nagu raskust mõistvamaks. Kui muutus oleks lihtne, me teeks seda nii. Kui sina oma töös oled nõustamas teisi inimesi ja tunned, et see on võib-olla natuke konarlik või tunned ennast natuke ebakindlana selles, siis MI on küll meetod, mis annab sulle nagu superteadmised ja oskused, mida sa saad kohe kasutada. Ma väga soojalt soovitan seda õppida. Ja kui sa oled juhtival positsioonil ja kaalumas, et kas oma spetsialistidele, oma inimestele organisatsioonis tutvustada MI-d, siis julgustan sedagi tegema, kui sa näed, et sellest oskusest, suhtlemise oskusest võiks kasu tulla. Sest ta on hästi praktiline, ta on tegelikult nagu justkui lihtsasti mõistetav ja samas täiesti nagu paradigmat muutev lähenemisviis, mis teeb suhtlemise palju tõhusamaks ja palju meeldivamaks.